tere tulemast! Siin võtame ette suuri ja, olgem ausad, päris keerulisi ideid ning püüame need koos lahti harutada. Võimas, kas pole? Sõnadel on see uskumatu jõud. Nad suudavad luua ühiseid kogemusi ja meid kokku tuua just siis, kui seda kõige rohkem vaja on. See paneb mõtlema, milleks see võimas tööriist, see keel meil üldse on. Ja just sellele küsimusele me täna vastust otsimegi. See on üks inimkonna vanimaid vaidlusi, kas keel on eelkõige mõtlemiseks või hoopis suhtlemiseks. Ja teate, see pole mingi uus küsimus. Üldsegi mitte. See vaidlus on tegelikult tuhandeid aastaid vana, ulatudes tagasi päris filosoofia algusaegadesse. Kujuta ette, juba Vana-Kreekas. Platon arutles oma kuulsast dialoogist täpselt selle üle, kas sõnad on lihtsalt suvalised sildid, mille me asjadele külge kleebime, või on sõna ja selle tähenduse vahel mingi sügavam loomulik seos. Ja just see küsimus pani aluse debatile, mis pole siiani vaibunud. Okei, lähme siis asja juurde. Vaatame kõigepealt ühte poolt sellest debatist. On olemas üks, päris mõjukas teooria, mis ütleb, et keel ei tekkinudki alguses suhtlemiseks. Ei, see arenes hoopis meie enda sisemaailma jaoks. Ja selle idee kõige kuulsam eestvedaja on kahtlemata keeleteadlane Noam Chomsky. Tema jaoks on asi lihtne. Keel on põhimõtteliselt mõtlemise tööriist. Ja see, et me seda ka rääkimiseks kasutame, see on lihtsalt selline mugav lisaomadus. See teooria on tegelikult päris radikaalne. Mõelge korraks, see väidab, et mingil hetkel meie evolutsioonis toimus üks väike geneetiline mutatsioon ja meile tekkis see ainulaadne võime, sisemine mootor, mis suudab genereerida lõputult keerulisi mõtteid. Okei, aga millele Chomsky toetub? Üks tema põhiargument on päris huvitav. Ta ütleb, et vaatage keele ehitust. Väga tihti on keel ehitatud nii, et see oleks aju jaoks võimalikult efektiivne ja lihtne töödelda. Isegi siis, kui see teeb suhtluse segasemaks. Teisisõnu, keel eelistab sisemist loogikat välisele selgusele. See on justkui programm, mis on optimeeritud enda jaoks, mitte kasutaja jaoks. Aga nagu ikka, on mündil ka teine pool. On olemas täiesti vastupidine vaade, mis ütleb, et unustage see sisemine mõttemootor, keel on hoopis midagi muud. See on revolutsiooniline sotsiaalne tehnoloogia. Selle teooria järgi on keele mõte just vastupidine. See ei ole selleks, et me omaette mõtleksime, vaid selleks, et me saaksime oma ajud omavahel justkui võrku ühendada. Et me saaksime koos mõelda ja ühiselt probleeme lahendada. Nii et siin ongi see põhimõtteline erinevus. Kas keel on nagu tarkvara, mis jookseb sinu isiklikus arvutis, sinu ajus, või on keel hoopis nagu internet, mis ühendab kõik need arvutid kokku? Ja kas sellel poolel on päris tugevaid tõendeid, eriti neuroteadusest? Näiteks on uuringud, mis näitavad midagi täiesti hämmastavat. Inimesed, kelle aju keelekeskused on kahjustatud, nad suudavad ikkagi täiesti loogiliselt mõelda, maalet mängida, sudokusid lahendada. Nende mõttemaailm töötab, kuigi keelemootor on välja lülitatud. Nii, meil on siis 2 leeri. Keel mõtlemiseks ja keel suhtlemiseks. Aga mis siis, kui see polegi nii mustvalge? Võib-olla on olemas ka 3. tee. Tänapäeva filosoofia pakub välja just sellise, natuke keerukama, aga võib-olla ka tõesema vastuse. Selle nimi on kontekstualism ja selle põhiidee on tegelikult üsna lihtne. Tähendus ei ela sõna sees, see ei ole nagu mingi peidetud aare. Ei, tähendus luuakse alles siis, kui me seda sõna kasutame, konkreetses olukorras, konkreetsel hetkel. Mõelge sõnadest kui tööriistadest tööriistakastis. Haamer iseenesest ei tea midagi. Aga sinu käes, konkreetses olukorras, saab sellest naela seina löömise vahend. Sama on sõnadega. Meie, kõnelejad ja kuulajad, anname neile tähenduse siin ja praegu, koos. Okei, see kõik on huvitav filosoofia, aga mis siis? Mida see meie jaoks tähendab? See viib meid lõpuks kõige olulisema küsimuseni. Milleks me seda ainulaadset inimlikku võimet, keelt, siis kasutame? Ja siin ongi see iroonia. Isegi Noam Chomsky, mees, kes usub, et keel on mõtlemise tööriist, on üsna pessimistlik. Ta ütleb midagi sellist, et me oleme küll mõtlev liik, aga me ei mõtle eriti hästi. Me teame, kuidas lahendada maailma suurimaid probleeme, aga me lihtsalt ei tee seda. Kas see on siis intelligentse olendi tunnus? Jah, see ongi see küsimus, mis meile kõigile jääb. Meil on see imeline, ainulaadne tööriist, mis võimaldab meil nii sügavalt mõelda, kui ka teistega suhelda. Miks me siis ei suuda seda kasutada, et lahendada oma kõige pakilisemaid probleeme?
lõppkokkuvõttes võib olla see küsimus kas mõtlemiseks või rääkimiseks ongi valesti püstitatud. Võib-olla on keel mõlemat. See on korraga nii meie isiklik mõtteoperatsioonisüsteem kui ka see sotsiaalne internet, mis meid ühendab. Ja seega, tõeline küsimus pole mitte see, milleks keel on loodud, vaid see, mida me sellega teeme. Millise maailma me sellega endale loome.